Tere, hea rahvas! Taas on fookus teie ees ja fookus oma tavapärases plaanis, kus on meil alati paar suuremat probleemi, millest üheks on peaaegu olematu aeg, üks ääretult tore inimene lahendamas ja valgustamas teile ühte väga olulist probleemi. Ja ajaga on täpselt nüüd nii, et aeg hakkab jooksma selle saate jaoks siis, kui selle ümber on teistpidi ja teistpidi pöörame selle nüüd. Nii, kohe saate teistpidi ja tervitame siis meie saates täna siin Jaak Valget, meie head fraktsioonikaaslast ja EKRE liiget parlamendis. Tervist. Aitäh, Paul, kutsumast. Jah, aitäh sullegi tulemast, sellepärast, et on keeruline siit saada selles kiirel ajal, kui käimas on valimised ja muud tavalised asjad. Muidugi selle saate sissejuhatuse puhul on paslik öelda, et eile oli Mulgi lipupäev. Tead, oli selline sinimust-valge, sibru-säbruline, aga täna on see päev, kui 1803. aastal Tartu Ülikoolis hakati õpetama eesti keelt. Nii et see oleks hästi huvitav ja tugev probleem, et seda käsitleda ja ma usun, et sa saaksid sellise probleemi käsitlemisega ka väga hästi hakkama. Aga paraku meie aeg ei seda võimalda praegu, seetõttu, et meil üks teine väga tähtis probleem ja mis on seotud kohalike valimistega. Nimelt, meil oli eile põhiseaduskomisjonis oli meil arutelul sinu poolt koostatud seaduseelnõu, millega terve fraktsioon liitus ja mis tegelikult kannab endas väga tugevat ideed. See on see idee, et suurendada Eesti rahvale demokraatia paketti, et liita olemasolevale parlamentaarsele demokraatlikule võimalusele ka otsedemokraatia meetmeid, et vähendada inimeste võõrandumist võimust ja ka vastupidi, et see on juba laias laastus põhimõte, aga ole hea Jaak ja nüüd räägi oma nägemusest sellest, mis siis toimus eile põhiseaduskomisjonis ja kuhu me sellega jõuda tahame. Jaa, aitäh. Koostasin selle eelnõu ja ega see ju mingi õigusteaduse kõrgem pilotaaž ei olnud. Sellepärast, et tegelikult ma ennistasin pisikeste muudatustega selles eelnõus selle olukorra, mis oli 1999. aasta eelselt kohalike omavalitsuste võimuses. Ja toona oli siis... Ja aga siit ma siis vabandangi, et tegelikult ta ikka kõrgpilotaaž, sest tollal see pilotaaž tehti ja see seadus sisse viidi. Nii et sellisel juhul sa ikkagi ei saa alandada selle asja väärtust. Nii et, väärtust võib-olla, aga ütleme niimoodi, et minu või sinna ei olnud küll vaja mingit kõrgema kvalifikatsiooniga juristi teadmisi, vaid piisas lihtsa ajaloolase omast. Et ühesõnaga, et ennistasin selle olukorra, mis oli siis 1999. aasta eelsel ajal, õigemini aastatel 1993 kuni 1999, kui siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses paragrahv 2, lõige 2 ja punkt 2 sisaldas ka siis seda võimalust, et kohalikku omavalitsust juhitakse ka rahvahääletustega ja rahvaalgatustega. Ja siis toona sellel oli väike selline eellugu, et aastal 2018, kui me Saaremaa vallavalitsuses, kui tehti Saaremaa vallavalitsuse uut põhimäärust, et siis meie inimesed proovisid seda rahvahääletuste võimalust viia siis kohaliku omavalitsuse põhimäärusesse Saaremaal, aga selle peale siis need volikogu liikmed, kes siis ei soovinud, et rahvas hääletada saaks ja rahvahääletusi algatada, et need tegid siis päringu õiguskantslerile, kes siis vastaski niimoodi, et kuni 1999. aastani oli see võimalus olemas, aga pärast seda see võimalus muudeti küll ebaõige viitega, siis justkui oleks see põhiseaduse vastane. Nii, aga ma korraks katkestan, me läheme kohe selle koha pealt edasi, jätan meelde. See on vaja nüüd ära täpsustada, et see rahvahääletuse tähendus toona oli see, et rahvas sai teha siduvaid hääletusi. Ehk sai kohustada midagi omavalitsust sooritama oma kohaliku elu küsimustes. Ja nüüd, kui see siis seadusest välja võeti, siis lasti lendu selline, võiks öelda õiguslik legend, et tema on põhiseadusega vastus ja selleks peaks ta sealt välja võtma. Aga Jaak kontrollis seda ja palun... Ja tegelikult ta kindlasti põhiseadusega vastuolus ei ole.
toon nüüd ühe, võib-olla me peame natukene termineid nagu lahti seletama. Et siduv rahvahääletus on siis niimoodi, et see rahvahääletuse tulemus ongi automaatselt siis jõustub. Ja mittesiduv rahvahääletus võib ka olla, ehk siis rahvaküsitlus, et see võib välja näha niimoodi, et see volikogu või siis mingi teine võimuorgan, näiteks vallavalitsus, võtab selle teadmiseks lihtsalt selle rahva soovituse, aga tegelikult on seda ka niimoodi võimalik, et näiteks, et kui volikogu kuulutab välja rahvahääletuse, et siis ta teatab, et selle tulemus võetakse poliitiliselt siduvaks. Noh, et toome siin näiteks Brexiti näite, et ega siis see rahvahääletus, mis toimus Suurbritannias selle üle, et kas Suurbritannia jääb Euroopa Liidu liikmeks või mitte, ei olnud ka juriidiliselt siduv, aga ta oli poliitiliselt siduv. Poliitikud lubasid, et nii kui rahvas otsustab, nii ka jääb. Aga siiski ka juriidiliselt siduv rahvahääletus on tugevam. Ta on mitmes mõttes, et esiteks, et pärast selle tulemuse selgumist ei ole võimalik enam mitte midagi keerutada ega vingerdada, nii peab jääma ja kõik ongi nii. Ja teiseks, et kui algusest peale kuulutada välja, ütleme selle valla elanikele, et tegemist on ju täiesti selgelt siduva rahvahääletusega, et siis inimesed ju teavad, et nende häälest täiesti üheselt sõltub see, kuidas see otsus tehakse ja siis tullakse ju parema meelega ka hääletama. Et siis inimesed näevad, et see ongi nende otsus ja nad tulevad. Nad tulevad palju parema meelega. Kõik on õige ja siin on üks oluline asi, mida veel võiks esile tuua, on see, et ikka jälle peab antud juhul seda rõhutama just, et tegemist on ikkagi kohaliku omavalitsuse küsimustega, et me ei lähe siin riigi tasandile ja see annab tõesti kohalikule omavalitsuse elavale rahvale suurema õiguse paindlikkuse mõjutada sealset elu. Siis see, mille nüüd riigi esindajad välja tõid just nagu ohuna, oli see, et äkki reguleeritakse liiga palju. Või äkki lubatakse rahvale midagi sellist, mida rahvale ei tohiks lubada. Et see oli nagu üks probleem. Ja teine probleem oli see, et mida see riik välja tõi või riigi esindajad, et äkki siis peaks tegema kõigepealt küll selle viiteseadusse, selle kohaliku omavalitsuse korralduse seadusse, aga see jälle töötama eraldi veel välja terve seaduse selle jaoks, kuidas seda siis läbi oleks võimalik viia. No jah. Eks see on nüüd natukene selline, nagu tegelikult poliitiline otsus, aga sellel on juriidiline ettekääne, eks ole. Et ütleme nii, et kui 1999. aastani ei olnud mingeid neid asju vaja, et nüüd äkitselt on vaja, eks ole. Et see mõttekäik on siis tegelikult selline, et kui nüüd selline muudatus KOKS-i teha, nagu siis sai pakutud, et pärast seda saab iga valla või iga kohaliku omavalitsuse volikogu täpsustada, kuidas siis nemad näevad, missuguste künnistega, missuguste filtritega, kuidas nemad näevad siis seda kohalikku hääletust ette. Iseenesest mõistetavalt ei saa sinna ju, ei ole ju mõtet nagu riigielu küsimusi hääletusele panna, sellepärast, et neid ei saa ju täita, eks ole. Kohalik omavalitsus otsustab ikkagi, ega volikogu ise ka ei otsusta riigielu küsimusi, ta otsustab ikka kohaliku omavalitsuse küsimusi, et see on iseenesest mõistetav. Et mõte oli siis selline, et ei ole vaja üleliiga palju nagu kohe üle reguleerida, et las iga valla ja iga kohaliku omavalitsuse volikogu ise otsustab, missugused on künnised, kui palju, mitu protsenti valla elanikke peab panema allkirja, et mingis küsimuses siis seda rahvahääletust nõuda, eks ole. Et missugune on see rahvahääletuse künnised, et rahvahääletus toime pannaks. Ja nii edasi, et kas otsus tehakse lihtsalt tavalise häälte enamusega on või näiteks nii, et kui on rahvaalgatuse korras toime pandud referendum, et kas siis näiteks, et siis see otsus jõustuks, et kas siis peab olema näiteks 60% poolt vähemalt või näiteks, et peab näiteks osalema
vähemalt 40% või need on niisugused künnised ja tegelikult kõige parem on see, kui seda otsustaks kohalik omavalitsus ise. Sellepärast, et see on et nemad teavad kõige paremini. See ongi väga olulisel asja juures, et me ei laseks või et me ei libiseks selle libedale teele, et me anname jälle riigi kätte üleriigiliselt nii-öelda föderaalselt ära reguleerida, millised on künnised, osavõtud, muud taolised asjad, siis me jäämegi selle seaduse üle vaidlema. See on nüüd üks küsimus ja ennem meil jälle aeg hakkab siin peale suruma, et me nüüd selle seaduse aruteluga praegu edasi ei saa minna, aega lihtsalt ei oleks ja teine asi on ka see, et me peame ära selgitama nüüd ka vaatajatele selle, et kuhu me siis jõudsime. Meil oli põhiseaduskomisjoni istung. See tähendab seda, et põhiseaduskomisjon analüüsis ja tutvus selle esimene kord selle asjaga, mida siis meie EKRE fraktsiooni poolt on siis välja pakutud seaduseelnõuna ja nüüd siis pidi komisjon otsustama selle, et kas siis seda toetada või mitte toetada ja muidugi ma ütlen ka, et ega ju skeptitsistidena praegust olukorda hinnates me väga kindlad ei olnud, et põhiseaduskomisjon seda toetab. Aga tegelikult põhiseaduskomisjon seda toetas ja saatis selle siis suurde saali lugemisele. Ja nüüd siis tulebki see, et suures saalis toimub nüüd tutvustus tervele Riigikogule selle seaduseelnõu kohta ja siis antakse aega parandamiseks, siis ta tuleb uuesti arutelule komisjonis, teisel lugemisel juba koos parandustega ja siis määratakse see aeg, kui läheb saali teisele lugemisele koos parandustega ja siis selle järel tuleb alles kolmas lugemine, mille vastu võetakse. Muidugi, milles ma olen jäänud skeptiliseks, ma ei tea, kas Jaak selles suhtes on sama skeptiline, aga teades seda protsessi, kuidas need asjad käivad siin Riigikogus, ma ikkagi sügavalt kahtlustan, et seda konsensuslikku ja tugevat toetust, mis see eelnõu sai esimesel korral põhiseaduskomisjoni lugemisel, et kas ta nii tugevat toetust saab teisel lugemisel ja kas ta mitte jäeta riiulile seisma. Aga eks seda muidugi näitab siis aeg, et kas siis me nüüd peale esimest lugemist me seda ka saalis teisel lugemisel näeme või mitte, seda tõesti näitab aeg või on sinul võimalik seda kommenteerida positiivsemalt, Jaak? Ma ka arvan, et mitte ja ma arvan, et isegi see, et nüüd esimene lugemine lõpetati ja see eelnõu saali saadeti, et sellest tegelikult päris positiivset järeldust ei pea tegema. Võimalik, et lihtsalt praegune valitsuskoalitsioon ei soovinud seda, kuidas öelda, julmalt käigust kõrvaldada või teha seda ettepanekut, et see tagasi lükata, sellepärast, et kohalike omavalitsuste valimiste ootus on ju kõigil praegu suur ja nad võib-olla kartsid, et selles mõttes mõjuks see nendele negatiivselt. Aga ja siis ka põhiseaduskomisjoni esimees ütles, et meil on see eelnõu tulnud selleks, et endale positiivset propagandat teha kohaliku omavalitsuse valimiste kampaanias. Et tegelikult päris see niimoodi ei ole, et meil on EKRE programmiliseks eesmärgiks on alati siis selliste kodanikele suurema otsustusõiguse andmine kõikidel tasanditel, nii presidendi valimisel, nii siis riigi tasandil, siis rahvahääletustega kui ka kohalike omavalitsuste tasandil. Ja miks ta nüüd praegu tuli, tegelikult esitasin selle eelnõu ju tegelikult maikuus ja tegelikult esitasin selle eelnõu pärast mõnesugust ootamist, kui meie pärast seda, kui tuli võimule uus valitsus ja sellepärast, et see Reformierakonna Keskerakonna valitsus. Ja nimelt jah, et kui meie valitsuse ajal ka oli ju teada, et valmistatakse ette siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uut redaktsiooni ja kui meie valitsuse ajal, et siis me oleksime siis selle kuidagi liidendanud siis selle asja, selle rahvahääletuste võimaluse ka siis sinna sellesse eelnõusse, mis nagunii tervet kohaliku omavalitsuse korralduse seadust siis parandaks. Aga nüüd uue valitsuse puhul enam seda lootust ei olnud ja siis oli mõtet ta nagu eraldi esitada ja nagu öeldud, maikuus esitatud ja ega meie ei saanud seda otsustada, et millal ta tuleb siis menetlusse. Just. Ja lõpetuseks natuke saab veel öelda seda, et ka põhiseaduskomisjoni esimees iseenesest andis meile vihje, et äkki
äkki me ei teeks eraldi seadust, vaid äkki me liituksime kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse töögrupi initsiatiividega ja püüaksime lisada seda ettepanekut nüüd välja töötavasse uude seadusse. Aga see on nagu ta on ja meie valisime praegu sellise tee ja me siiski loodame, et kes teab, äkki tuleb ka luuavarust. Ja, eks me hoiame kõiki kanaleid lahti, kasutame kõiki võimalusi, kõiki parlamentaarse tegevuse võimalusi, mis olemas on. Kui üks ei realiseeru, siis teeme teist ja nii edasi, nii edasi. Igatahes meie eesmärk on minu arvates väga õilis. Jah, suur tänu sulle, Jaak, ja see oli Fookus, nii et me kohtume järgmine kord. Aitäh! Aitäh sulle, Paul!